Nii. Tänu olgu issandale, kiidetud olgu Jeesus Kristus, kuningate kuningas, isandate issand. Ma täna loen ühe mehe sõnumi Evang Bright Kedishi, siukene nimi, keeruline nimi, aga tema see mõte, mis mind väga puudutas, on väga hea, kui seda kuulevad ka teised kõrvad, kelle kõrvad on kuulda, see kuuleb. Et peatu hetkeks ja mõtle sellele, kui inimene Eedeni aias pattu tegi, ei kõnetanud Jumal ainult Aadamat, Eevat ja madu. Ta rääkis ka maaga. Miks peaks täiuslik Jumal inimese pärast maad needma? Mida maa valesti tegi? Ja mida see sinu tänase elu jaoks tähendab? See on üks kõige tähelepanuta jäänud, kuid võimsamaid ilmutusi pühakirjas. Moosese 3:17 ütleb, neetud on maapind sinu pärast. Läbi valusa vaeva sööd sa sellest toitu kõik oma elupäevad. Nii et maa neeti ära. See avaldus kannab endas müsteeriumit, mis ulatub palju kaugemale põllumajandusest või raskustest. See paljastab vaimse seaduse, mis mõjutab inimkonda ka tänapäeval. Lähme nüüd sügavamale. Pind pole kunagi loodud, maapind, mehega võitlemiseks. Alguses õnnistati maad. Moosese 1:29 näitab, et maa oli loodud selleks, et varustada inimest pingutuseta. Varustamine oli loomulik, viljakus oli automaatne ja inimene ei võidelnud ellujäämise nimel. Ühesõnaga, kui Jumal maailma lõi, siis oli kõik, ei olnud seal oakaid ega nõgest ega midagi, vaid kõik oli hea. Maa vastas inimesele, sest inimene oli joondunud Jumalaga ja maa vastas inimesele. Kuid hetkel, kui patt sisenes, purunes ka Jumala antud joondus. Ja kui joondumine Jumalaga katkeb, reageerib ka sellel Jumala antud looming ise. Needus oli tagajärg, mitte emotsionaalne reaktsioon. Needus oli patu langemise tagajärg, sai loodus ka kannatada. Me teatavasti ka loomad läksid kurjaks. Alguses olid seal kõik ilusti käisid koos, aga siis näitas juba lõviambaid. Jumal ei neednud viha pärast maad. Jumal tegutseb jumaliku korra ja vaimse seaduse järgi. See ei olnud viha, vaid see oli vaimne seadus. Jumal armastab oma seadust rohkem kui inimest, seepärast, et seaduse järgi me elame igatpidi seaduse järgi. Kui Aadam ei kuuletunud, andis ta võimu patule. Kuna inimesele anti Moosese 1:28 võim maa üle, mis iganes inimest puudutas, mõjutas ka maad tema võimu all. Põhimõtteliselt, kui me elame patus, siis on meie maapind ka neetud. Kui me elaksime patus, siis ei saaks ma õuna, ei saaks ma ploomi, kartulisaak on nigel, kõik on nigel. Ühesõnaga, minu elamine patus näitab ka see maa, kus ma elan, kas sealt tuleb midagi või ei tule. Tänu Jumalale olid õied otsas, loodame, et sügisel on ka õunad. Nii et kui inimene langes ka maa tema all korratusse. Nii et kui inimene on sõnakuulmatu, selle vastab ka maa. Ma olen tähele pannud, et on hästi palju, seal kus ma kunagi elasin, on joodikud hästi palju. Nende maad on suured 2-meetsed nõgesed, et kasvavad seal
ja see maapind ei anna seal midagi muud kui ohakaid ja nõgesaid, need elavad täielikult. Näha on, et õnnistust ei ole. See on nagu harimata kõik. Täpselt nii nagu patt on, nii elab ka inimene seal, tema maapind on samasugune. Nii, see tähendab, et maapealne needus on otseselt seotud inimese seisukornaga. Ka on need kas või maapealne, see on ka autod näiteks. Kui sa siin oma autot ütled, oi, on katki, kõik laguneb, siis on ta roostes ja ongi sul auto ka neetud. Et sellepärast meie suust tuleb välja, siis on tagajärjed ka sellest, sellised pärast. Maas sai mehe langenud riigi peegel. Maa toodab nüüd ohakaid ja okkaid, Moosese 3.18. Enne pattu tootis maapind ainult häid asju. Pärast pattu hakkas see vastupanu tooma. Asi ei ole ainult põllumajanduses, see on vaimne põhimõte. Kui jumalast on lahti ühendamine, vaata, kui me jumalast kuidagi lahti ühendame, see hakkab elu kerguse asemel võitlust tooma. Siis on juba raske, siis on juba Egiptus seljas. Jumalast lahti, teadupärast 400 aastat Egiptuses. Oi. Pingutus asendab armu. Siis hakkad pingutama armu all, oled sa, kõik kuidagi kasvab ja Jumal kastab maad. Aga kui lähed eemale Jumalast, siis käid kastekannuga ringi, ei ole vihma ega midagi, jooksed digimullu otsas. Pingutus asendab armu ja töö asendab tohutu pingutustöö asendab seda Jumala antud voolu. Paljud inimesed kogevad tänapäeval sama mustrit, töötan kõvasti, kuid näen vähe tulemust. Nimetame seda Egiptuses, on täpselt nagu Egiptus, midagi on jama, miks ei lähe hästi, kogu aeg on plokk seljas, kõnnid ringi. Ja vaelnemine on seal, kus peaks kergus olema, kus peaks olema rahu ja rõõm pühas vaimu, on mingi vaev, mingi tüdimus ei jõua, midagi, keel on kuiv. See on neetud süsteemi mõju, me oleme kõik teda kogenud, mina olen küll kogenud. Kui on tõesti on siukene, et täitsa vaev on juba peal, siis on mingi needus kuskil, tuleb tühistada midagi. Tuleb küsida, miks siin asja nii rasked on. Needus tutvustas inimesel oma olemas olust. Moosese 3.19 ütleb, oma palehigis sööd sa oma toitu. Siis on palehigine, et süüa saada on palehigine. Praegu Jeesuses ei ole palehigine süüa saada. Kui Jeesuses on, siis ei higista. See on võitluse pärittoru. Enne sügist tegi mees tööd. Mul tuleb meelde isegi õpetussõnades üks sõna, et Jumal on andnud paganatele, need, kes Jumalat ei tunne, higistada ja vaeva näha, et anda nende teenitud palk sellele, kes Jumalale meeldib. Et põhimõtteliselt ilma Jumalata peab higi voolama. Enne sügist tegi mees tööd, aga see polnud stressirohke. Pärast sügist muutus töö vaevarikkaks. Jumalaga töötamisel ja joondumiseta võitlemisel on vahe. Kui sa oled Jumalaga koos või siis võitled. See selgub, miks 2 inimest saavad sama asja teha. Üks õitseb kergusega, teine võitleb lõputult. Ühesõnaga isegi samas ajas. Ka läbi elatud. Mul vend oli enne mind Jeesuses. Mina ja mõlemad ühe juures tööl. Üks kasvas järjest märsu sisse, teine kukkus järjest sapika sisse. Et üks oli õnnistust all, teine needus all. Ja täpselt sama töö, täpselt sama päev. See näitab, et saab ilusti võrrelda.
erinevus ei ole pingutus, see on joondumine. Kas sa oled Jumalaga joondunud või oled sa maailmaga joondunud, elad oma üleastumistes. Ja siis seda näitab ka su elu ja su maa ja kogu su asi. Maa sai neetud, sest see oli ühendatud inimese ametiga. See on väga sügav müsteerium. Jumal ei rääkinud maapinnaga suvaliselt. Maa oli inimese võimu all. Ta oli juba, kui ta tegi, ütles, et maa on inimese oma. Nii et kui inimene langes, tuli kõik tema võimu all tagajärgede alla. Kõik, mis oli. Sest Jumal andis see kõik sulle ja nii kui inimene langes, sai maaga koos kibuitsadega ja nõgestega. Ja see paljastab midagi väga võimsat. Sinu elukeskkond peegeldab tihti sinu hingelist seisundit. Põhimõtteliselt vaatad ringi, kus sa elad, milline on su elu ümbrus, käid ümber maja, vaatad kõik kola ja igasugust jura täis ja nõgest täis ja igast muud asja täis. Siis võid endale minna peeglisse vaadata, äkki olen needus all. Siis on tark põljud maha kohe panna, kohe niitma välja ja aiamaale. Sest issand võib pöörata needusõnnistuseks. Nii, ja see näitab sinu hingelist sõnumit. Ühesõnaga, kui on sees on hapu, siis on väljas pinkhapu. Ütleme niimoodi, väljavaadet eriti head ei ole. Needus oli ka läbiv eesmärk. See on koht, kus asi süveneb. Needus polnud ainult karistus, see oli ka kaitse. Kui maapind jääks pärast pattu täielikult viljakaks, muutuks inimene mässus mugavaks. Ta elaks Jumalast sõltumatut otsimata taastamist. Jumalaga taastamist. Kui kõik oleks jäänud maa oleks ikkagi samaks jäänud. Me teame, et Soodoma ja Gomorra patt oli muretu elu ja leiba küllus. Siis kui kõik on nii ka hästi, siis sa Jumalat ei taha otsida. Aga kui sa juba Jeesus oled, kui sa tahad, minul on küll niimoodi, kui ma tahan, olgu mul hästi või halvasti, mul on vaja Jeesust kogu aeg. Ma ei taha ilma Jeesust mitte midagi. Ilma Jeesuseta on, see on null, see elu ei ole mõtet elada. Mõttetu elu on ilma Jeesuseta. Nii, võitlus pidi inimesele meelde tuletama tema vajadust Jumala järgi. Eks me teame väga hästi, kui hing on hapu, kohe esimene asi, mis meil tuleb, Jeesus, halasta, ei ta armu. Lähme kohe issi juurde ja valus saab signaal ja siis sellest tuleb äratuskõne sellest probleemist. Põhjus on täna veel samasugune. Roomlastele 8.22 ütleb, sest me teame, et kogu loodu oigab sünnitusvaludes kuni praeguse ajani. Näed, loodu oigab. Looming ise ootab ka taastamist, et ta selle kaduvuse alt kõik lilled väljal kindlasti ootavad, et lill saaks ilma nõgeseta kasvada. Kui aiamaale lähed siin kuskil roos kasvab, nõges on kohe seal juures kasvamas. On ju? Samamoodi roos ootab, et äkki enam nõges ei kasvaks, saaks ise rahulikult kasvada. Kogu loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist. Kui Jumala lapsed saavad ilmsiks, siis loodu tuleb ka tagasi vanale positsioonile. Jesaja ütleb seal ka kirjas, et õli sööb õlgi nagu veis. Ühesõnaga, asjad lähevad tagasi samale pinnale, kus nad metsa läksid. Ja maa reageerib inimkonna langenud seisundile. Seepärast näeme maailmas ebastabiilsust, raskusi, tasakaalutust. Aga hea uudis on see, et needus ei ole lõplik. See on kõige võimsam osa. Jeesus tuli taastama seda, mis kadus. Tänu Jeesusele Jeesus võttis meie haigused ristipuu peale ja kõik needused, sest on kirjutatud, neetud on see, kes puu küljes ripub.
et Abrahami õnnistus saab paganale osaks Jeesuses Kristuses ja tõotatud vaim saadakse usu kaudu. Kristus on meil lunastanud seaduse needusest, olles meile meie eest needuseks ise saanud. Isegi maapind tundis lunastuse mõju. Jeesus kandis okastest krooni. Põhimõtteliselt on niimoodi, kui me Jumala lapsed usume, oleme usklikud, nagu Jeesus ütles, et kui teil on sinepiivake usku, et mooduspuule tõsta ennast üles, istute merre. Samamoodi me läheme ju, olen ise läinud seal, kui mardikad olid seal punase sõsta juures. Ma käskisin neil minna. Jeesus Kristuse nimel ütlesin, Jeesus on needuse kandnud, te olete neetud siin, needuse elukad minema siit ja nad jalutavad minema. Nad peavad kuulama sõna ja nad peavad minema igased lehetäid ja igasugused needused, mis liiguvad sinu maa peal. Sest kui sa oled õnnistatud, on ka su maapind õnnistatud. Ja okkad tulid maa needusest, Moosese 3.18. See tähendab, et Jeesus ei tegelenud ainult patuga, ta pööras needuse süsteemi enda poole. Kristuse kaudu taastub täielik Jumala joondumine Jumalaga ja arm tuleb tagasi ja viljakus saab täielikult võimalikuks. Nagu see film, nagu usk, nagu kartulit. Mees oli usku nii täis, et ütles, et isegi siis, kui kartulit maha ei pane, tuleb kartul ülesse. Vaat, niimoodi usk on selline ja maapind andis, see oli väljast, see on tõsielu lugu, see maapind, kus nad kartuli seal ootasid kartulit, see oli kõrb ja mees lõi usus viglamaasse ja võttis välja sellised kartulid. Pum. Ja seepärast, et ta uskus, et süüses puha, kas või kõrbes, tuleb kartul välja. Ja viljakus saab võimalikuks. Seda teeb issand arm. Ja needusmaas ei olnud juhuslik, see oli inimese lahti ütlemise otsene tulemus Jumalast. Kui ta astus sõna kuulmatusse, sõi seda vilja, mis ei tohi süüa, ühesõnaga tegi seda, mida Jumal keelas. Ka tänapäeval on asju, mida Jumal keelab. Kui me sööme seda puud, ükskord puha, mis puuvilja, maailma puuvilja, siis me näeme enda kodus, et mingid needuse asjad kasvavad kuskil. Maapind hakkab vastama sellele meie hinge seisundile. Maa loodi selleks, et vastata inimese autoriteedile. Meie võime Jeesuses Kristuses öelda, õun, mine hästi punaseks, mine hästi suureks. Ja kui inimene kukkus, peegeldas maapind, mis langeb läbi vastupanu ja võitluse. Inimese pattu langemine peegeldab, maagi peegeldab seda, kus kohas, mis asja sa elad, mis piirid sul on. Mäletan, et oli, kui see suur tulekahju või Floridas või kus seal oli üks naisterahvas, kes oli usklik, kõik maapind põles ära, see naine oli hobustega seal ja oma hobused olid ka seal ja tema ütles suust välja psalm 91, et minu külge ei puutu. Ja mul on see pilt ka veel alles, ma tegin sellest screenshoti pildi ja seal on alles, et kõik põles ära, aga tema krundi piiri pealt isegi pool põõsast, kus kohas krundi piir oli tuli lõppenud. Ja tema maa oli õnnistatud ja see oli pärast igal pool pandi ülesse. See naine andis intervjuud, ta oli usklik, ta ütles, et minu külge ei puudu, tema maja jäi absoluutselt puutumatuks ja tulekahi tema täpselt nagu oleks vaimne maailm teab krundi piire. Seepärast ongi, et laienda. Jumal on antud igale inimesele maa-ala õnnistuseks ja seadnud ka piirid ja üle selle piiri ei tulnud. Et see oli väga hea vaadata pealt, kuidas Jumala asjad käivad. Ja raskused ja puudus ei ole osa Jumala algsest disainist ja raskused. Need on katkise joondumise sümptomid.
igasugused raskused, igasugused puudused, igasugused asjad, disain, mis Jumal Edenis lõi. Sealt võib lugeda, seal ei olnud mingisuguseid rasket asja. Ja Jeesuses Kristuses ei anta ka meile raskusi. Minu ikke on kerge, öeldaks. Aga Kristuse kaudu on taastamine täielikult saadaval Jeesuse kaudu. Needus on murtud nende jaoks, kes käivad joondudes Jumalaga. Kui sa oled Jumalaga joonduses, käid issandaga, armastad Jeesust, taevaisa, püha vaimul lased ennast juhtida, noomida, kasvatada, siis maapind vastab sulle ja näitab sulle, kes sa oled. See tähendab, et sa ei ole loodud elama, et sa ei ole loodud elama lõputult võitluses, sa oled loodud kogema jumalikku varustust, viljakust ja armu. Ja küsimus on nüüd selles, kas sa elad ikka veel kukkumise süsteemi all, ainult alla auku ja igal poole, või oled astunud taastamise seisu, mille Jumal on Jeesuse Kristuse läbi andnud. Meid ju taastatakse, me ju tulime õuduse aukudest, paksudest poridest, joodikutest, kes erinevalt igasugustest jamadest, maailma meelsusest, ja Jumal hakkas ju meid taastama. Me oleme astunud Jeesus Kristuses, kus taastatakse meie elu, meie maapind ja kõik õnnistused saavad meile osaks. Me peame mõtlema sellele väga sügavalt ja vaadata. Kui me ise ennast peeglitsi näed, vaatame, et me oleme päris vinged sellid, siis tuleb minna maa peale ja vaadata, maa räägib äkki teist juttu, et kus sa elad. Kui see sõnum on meil selline, siis me peame neid küsimused enda mõtetes läbi elama ja kasvame issanda antud korra järgi, seepärast, et me peame saama tema poja näo sarnaseks. Aga see on väga hea tähelepanek, mis mul, et tegelikult see nii ongi. Nii nagu kui mida lähemal sa Jeesuses oled, siis kogu su ümbruskond peegeldub seda, kes sa tegelikult oled. Et selline mõte oli selle, ja siis teine mõte on, võtan siit selle lahti, mis siit praegu tuli, see on kõnele Jumal sellest raamatust, mulle meeldib see raamat. Just võtsin lihtsalt keskelt lahti seal. Minu saabumisele teie ellu peab alati eelnema ettevalmistusaeg. Kui Jumala vaim tuleb, siis on ettevalmistusaeg. See on nende töö, kes mind juba tunnevad. Need valmistavad inimesed teie ette. Südame ettevalmistamine võib erineda iga üksiku juures. Ristijõe Hannes kuulutas kõue mürinaga meeleparanduse sõnumit. Väga paljudel juhtudel ei ole vaja läinud muud kui armastavat kätt, mis valmistab maapinna minule kui külvajale. Valmistage mulle teed armastava palve läbi, vaimuliku eeskuju läbi, hella abi läbi, kartmatu tõest kinnihoidmisel läbi, enese ohverduse läbi, rohkete palvete läbi, valmistage issandale teed. Halleluuja. Et issandale tee valmistamine. Jumal võttis ühe kõige suurema prohveti, kes pidi andma päris ränka sõnumit, ja selle mehe nimi oli Jesaja. Ja seda ma loen ka ühe pastori mõtetest, mis läheb kokku minu mõtetega, ja see on ka väga hea. Et Jesaja kutsumine, süsi, mis maksab sulle kõik.
et sa oled õppinud kummardama ilma alistumiseta. Õppinud kummardama ilma alistumiseta. See on kõige ohtlikum koht, kus inimene elada võib. Sa kummardad Jumalat ilma alistumiseta. Sa teed tööd, sa ei ole alistunud Jumalale ja teed Jumala riigi tööd. Sa ei ole, ütleme, valmis ja muud kui tegutsed. Tegelikult on vaja ennem alistuda ja siis. Sa tead neid laule, sa tead rühti, sa tead täpselt, millal silmad kinni panna, käed üles tõsta ning õigetele inimestele õigetes ruumides õigeid asju öelda. Oled esituse nii täielikult omandanud, et vahel unustad, et tegemist on etendusega. Et see on juba teater. Ei ole vaimust juhitud, vaid oma hingest ja lihast ilma alistumiseta. Sa tsiteerid sõna, millele sa ise ei allu. See on sellised asjad ei tohi olla. Sa juhid teisi Jumala poole, kelle tagaajamis oled eraviisiliselt juba lõpetanud. Sa kuulutad alistumisel. Samal ajal ei ole ise sa Jumalale alistunud. Ei ole sa oma ristile läinud, ei ole oma elu üle andnud, aga teisi muud kui õpetad alistuma Jumalale. Mida Kristus nõuab sul vabanemist. Et sa peaksid vabanema sellest, aga teisi õpetad. Nii. Ja taevas näeb selle sinu mõtte igat pilti ja igat kihti. Jesaja ei olnud pagan. Jesaja, ta ei olnud templile võõras. Ta oli prohvet, mees, kes oli juba rääkinud Issanda nimel, tunnustatud kutsumise ja avaliku ministeeriumi ning tuntud võimmisega mees. Ta oli iga välise mõõtme järgi Jumala mees. Et kui vaadata peale, see mees on Jumala mees. Ja siis ta nägi Jumalat. Jesaja 6:1-4 ütleb. Aastal, mil kuningas Ussia suri, nägin ma Issandat kõrgel ülendatuna, istus troonil ja tema rüü täitis, tema mantlipalitsus täitis templi. Tema kohal olid seerabid, igal 6 tiiba, 2 tiibaga katsid nad näod, 2 katsid jalad, 2 lendasid ja nad kutsusid 11. Püha, 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 kõik võimas Issand, kogu maa on täis tema hauhiilgust. Ja nende häälte helinast värisesid uksepiidad ja lävepakud ning tempel täitus suitsuga. See oli pilt, mis Jesaja nägi. Seda tuleks aeglaselt lugeda. Seerabid, need on põletavad olendid, need on olendid, kes on sepistatud, kes on tehtud jumaliku läheduse ahjus. Olendid, kes eksisteerivad purunemata Jumala trooni lähedal, katsid oma näod. Nad katsid oma näod. Jumala ligiolus nad panid lihtsalt oma näod kinni. Mitte sellepärast, et hiilgus oleks tundmatu, vaid sellepärast, et pühadus, mis absoluutselt ei saa vastu võtta ilma, et sa oleks ise nagu seismiselt purustatud. Uksepostid ja vundamendid värisesid. Iisraeli kõige pühama ruumi füüsiline arhitektuur värises raskuse all, mis ruumi täitis. See oli selline atmosfäär, kus Jumala vaim ilmutus ennast. See ei olnud mingi religioosne tunne. See oli Jumala uurimata pühadus, kes ei esine publikule. Üks mees oli seal. Teised katsid näod kinni. Ei ole mingisugune publikule esinemine. Ja Jesaja prohvet, kes oli võitud hääl, mees kutsus Jumala eest rääkima mässumeelseks rahvaks tähistatud. Jumala kutsus Jesajat mässajate vastu rääkima. Ta ei tundnud end ülendatuna, ta ei tundnud end oma kutsues kinnitatuna ega oma ministeeriumis kinnitatuna ega ülesandes julgustatuna. Ta avaldas ise oma hukkamõistu. Ta ei ütle niimoodi, siin ma olen,
ma olen kutsutud, ma olen valitud ja ma tulen, postid värisesid juba, kui ma sisenesin. Ei tulnud siukse asjaga sinna, vaid Jesaja ütles sellised sõnad. Jesaja 6.5. Häda mulle, ma olen laastanud. Ma olen ebapuhaste huultega mees, elan ebapuhaste huultega rahva keskel ja mu silmad on näinud kuningat, kõik võimsat issandat. Mitte mingit suurustust, ta oli sinna ja andis oma olukorrale täielikult õige nime, kes ta tegelikult ise on. Null, mitte keegi rõvedate huultega ei hakanud ütlema, et ma olen nüüd siin ja tulen teen. Ja ta ütles, et ma olen näinud palgesse, kas ometi hing võib veel pääseda. See sõna heebra keeles kannab endas täielikku hävingu raskust. Ta ütles, et ma olen hävitatud, millega täiesti olematuks muutumise alustas struktuur, mis näib väljast tervena varisemas iseenesest korraga kokku. Jesaja ei kirjeldanud halba päeva, ta kirjeldas hävimist, mitte hävitamine Jumala viha, vaid Jumala pühaduse läbi. Ta ütles, et ma olen palgest näinud, ma olen hävinud, ma olen kadunud, ütleme seal meie piiblis, ma olen kadunud, mitte Jumala viha, vaid Jumala pühadus tuli sinna. Pühadus tuli kohale ja juba sa said aru, et sa oled kadunud. Selle ruumi puhtus tegi Jesaja sees elava, peidetud räpasuse võimatus ignoreerida. Põhimõtteliselt pühadus tuli selline Jesajale peale, et ta pidi seda, ta ei saanud seda eitada. Oi, ma peitsin taskusse paar pattu, ma kindlasti seal ei ütle. Ei, sa ütled oma olukorrale absoluutse õige nime, kui sa pühadusega kokku saad. Seda me teame ka erinevatest äratustest, kus on pühavaim tulnud, inimesed on hakanud selliseid patte tunnistama kogu rahva ees, mikrofoni ees, et häbi kuulata. Ja ta ei suutnud seal enam teeselda. Aga mitte enne seda. See hetk, mille ees põgeneb enamik inimesi, kes nimetavad ennast kristlaseks. Et kui sa pühaduse juurde lähed, siis sa pead oma suu lahti tegema ja andma oma elule hinnang, kuidas sa oled. Ma olen maailmameelne, ropusuuga käin seal ja teal ja räägid aga kõik välja. Nagu ka Peetrus näiteks oli, ütles, et ma olen minema ma juurest, ma olen patune. Seepärast, et see ei sobi seal kokku. Ja ei kannata mitte tagakiusamine, pole kahtuski. Asi, millest enamik religioossed inimesed eemale läheb, on just see otsene kohtumine Jumala pühadusega, mis eemaldab igasuguse etenduse ja jätta midagi muud alles, kui mis tegelikult on olemas. Sest nad juba teavad, mis tegelikult seal on, me ise teame, mis meil sees on, aga siis see tuleb sealt välja, sa juba tead, sa oled seda juba ammu teadnud, sa muudkui valid õige valgustuse ja õige keele ning õige seltskonna, et kokkupuude selle oma sees elava eluga jääks ära. Lihtsalt valid siukse koha, kus kohas sa sobitud koos oma patuga ja koos oma ümberlõikamatu südamega, lihtsalt. Aga pühadusega kokku saamine, siis valgustatakse sind täielikult. Sulle öeldakse, sa ise annad ise endale hinnangu ja ütled, kes sa tegelikult oled. Variser ütleb selle, et ma olen variser, joodik ütleb, ma olen joodik, varas ütleb, ma olen varas, seal ütled täpselt ära, mis sa seal oled. Et oled, nagu Jesaja ütles, ropusuuga, roojaste huultega. Sa oled, aga siin on inimesed normaliseerinud selle, mis kunagi sind hirmutas. Et kui sa oled Jumalast kaugel, siis sa lihtsalt proovid seda kuidagi normaliseerida. Ja seda tuleb, ütle seda endale aeglaselt, kuni see su sisse jõuab.
pornograafia, kuhu sa vandusid, et sa kunagi tagasi ei naase, on muutunud privaatseks rituaaliks. Põhimõtteliselt läksid sealt ära, läksid tagasi. On ka paljud inimesed tagasi läinud. Kibestumis, mille sa aastaid tagasi väitsid ennast, et sa oled kibedusest lahti saanud. Valitseb ikka veel neid alasi. Kuidas sa mõtled sellele inimesele iga kord, kes sul kibedust põhjustab, kui tema nimi pinnane ilmub, siis kohe tuleb kibedus tagasi meelde või andestamatus. Uhkus, mille sa avalikult üles tunnistasid, on mootor, mis töötab iga sinu privaatset tehtud otsusega. Uhkus tuleb sult välja sealt. Hoorus, mida sa nimetad suhteks, ahnus, mida sa nimetad ambitsiooniks, vaimne laiskus, mida sa nimetad aasta ajaks, uskmatus, mida sa riietad tarkuse keeles, mäss, mida oled edukalt ümber nimetanud nii palju kordi, oled tõesti unustanud, kuidas Jumal seda aeglaselt nimetas. Et põhimõtteliselt hakkad vaikselt, et kõik, et oledki juba, ja siis tuleb õpetus ka taha, et sa oled juba päästetud kogu oma mustusega. Aga Jumala vaim ei ole seda kunagi unustanud. Unustatakse need asjad, mis on risti alla maha pandud, risti alla ära pandud ja on lõpetatud, mis on üles tunnistatud. Taevas ei võta sinu taevas ei võtu sinu ümber nimetatuid patte arvesse, et sa nimetad neid kuidagi heaks. See ei olegi nii hull. Paljud inimesed, kes seda praegu loevad, nagu meiega loen ette, on palunud Jumalalt rohkem, kaitstes samal ajal seda ülekohut, mis diskvaliteerub neid selle kandmise eest. Sa oled palvetanud platvormides samal ajal, kui su eraelu altar on avatud haab. Te olete palunud mõjuvõimu samal ajal, kui korruptsioonde ja avaliku Kristuse all purustaks kõik, mille te olete ehitanud. Kui see kunagi päevavalgele jõuab, sa oled palunud Jumalat, et ta usaldaks sulle suurema autoriteedi, samal ajal, kui peidetud kompromiss sinu südames muudab selle taotluse tõeliselt ohtlikuks. Jumal ei hoia tagasi, et ta oleks nagu julm. Jumal hoiab tagasi, sest ta armastab sind. Ja halastus ei paista nii, nagu mugavus vajab. Nagu mugavus, et see välja näeks, nagu see välja näeks. Halastus ei paista nii, nagu mugavus seda tahab, et see välja näeks. Seeravid on toonud Jesaiale julgustavat sõna. Ta tõi otse Jumala altarit võetud põleva söe ja surus selle vastu prohveti huuli ja see tuli, mis just selle koha pihta, mis oli tema elas, mis tema sees oli ülekohtune. Oli roojane suu, vaat sinna läheb tuli, mitte ümber selle, mitte selle lähedale, vaid selle vastu. Ta ütles, et ma olen roojale huultega, siis see tuli läheb otse huulte peale. Ja see põletamine oli halastus. See valu, mis huuli puudutas, oli puhastus. Kogemus, mis tundus häbinguna, oli Jesaja tegeliku kasutamisse võtmise algus. Puhastati ära suu. Jesaja 6:7, 6-7, siis lendas üks seera minu juurde, elav süsi käes, mille ta oli altari tangidega kaasa võtnud, ta puudutas sellega mu suud ja ütles, vaata, see on puudutatud su huuli. Sinu süü võetakse sult ära ja su patt lunastatakse. Süütunne võeti ära. Ta ju tunnistas selle ees patu, et patu peab tunnistama. Jesaja tunnistas au hiilguses kähkupatu üles roojaste huultega. Ja patt lunastati. Mitte ei surutud kuskile alla, ei nimetata ümber millegi elavamaks,
elatavamaks, see lihtsalt eemaldati, patt eemaldati minema, nii kui tunnistad, patt eemaldati. Seal on kasutatud sõna, kirjeldab täielikku äratõstmist, raskuse totaalselt eemaldamist, põhjalikku puhastamist, et seda, mis seal oli, lihtsalt ei eksisteeri enam Jumala ees. See võetakse ära, seda enam ei ole. Põhimõtteliselt on ka niimoodi, kui me patu tunnistame, siis enam seda ei tee, siis on see ära võetud. Nii kaua, kui me teeme, siis seda ära võetud ei ole. Seda meeleparandus tegelikult toodabki. Mitte lihtsalt kergendust, vaid ümberehitust. Mees, kes kõndis templisse kandes, vaikselt hukka mõistu, kõndis minema Jumala enda poolt tellitud häälega. Seepärast, et talle pandi Jumala sõna otse suhu. Ropp suu võeti ära ja Jumala sõna pandi suhu. Ta pidi tulema kohale. Lõhkumine pidi tulema enne hoonet, enne sinu templit. Pidi maha lõhkuma. Vana hoone maha. Süsi pidi korruptsiooni ära põletama. Kui igasuguse korruptsiooni, igasuguse vana asja pidi süsi ära põletama, enne kui kutsumusse suudeti inimest usaldada. Seda mustrit pole kunagi peatatud. Ka tänapäeval on niimoodi, kui Jumal võtab mingisuguse mehe, kes midagi ei ole, siis ta purustab selle vana templi. Nagu Jeesus ütles ka, et ma purustan vana templi 3 päevaga, ehitan uue ülesse. 3 päeva. 3 aastaga võib Jumal ehitada templi. Mida ta kasutada saab? Aga tema ehitab selle. Jumal puhastab ikka ja enne, kui ta edutab inimest oma templit. Ta haavab ikka veel enne, kui taastab. Lüüakse haavad sisse nendesse kohtadesse, mis on vaja taastada, mäda välja võtta sealt seest, ütleme niimoodi. Ta paljastab ikka veel selle, mis on varjatud. Alati paljastab seda, mis on varjatud. Ei ole mõtet varjata kuskil mingit asja, see tuleb nii päeva valgele. Kui pühadus tuleb, pead sa nagu Jesaja tunnistama oma pattu, mis sa oled kuskile sügavale tasku põhja pannud. Ja paljastab ikka veel selle, mis on varjatud, enne kui ta usaldab selle, mis on püha. Enne kui ta usaldab püha asja sinu kätte, me ootame. Kui keegi ootab pühadust, ootab, et issand tee mind pühaks, siis lüüakse nuga Jumala mõõk igale poole sinu ellu sisse, et sa oleksid, et sind saaks pühaks teha. Inimesed, kes on oodanud, et Jumal avaks ukse, peavad ausalt uurima, kas Jumal ootab, et nad haava avaksid, mitte sooritada meeleparandust, mitte kuulutada välja muutuste hooaega. Ei postitata muutuse kohta samal ajal privaatselt uuesti läbirääkimise pidada. Tegelikult veritseb Jumala ees. Nimeta patt tegelikult selle nime järgi, millega tegelikult on. Tegelikult loobu sellest, mida oled haaranud alistumiskeele all. Ühesõnaga, patt tuleb nimetada patuks, mitte mingi teise hea nimega. Hebrastele 12.6 ütleb issand, distsiplineerib seda, keda ta armastab ja ta karistab kõiki, keda ta oma pojana vastu võtab. Ühesõnaga, distsipliin on enne kasutust ja süüdimõistmine ei ole hülgamine, ebamugavus ei ole karistus. Vaikus, mida tunned pärast kuude pikkust sõna kuulmatust, ei ole Jumal, kes kõnnib minema. Halastus keeldub mässu kaunistamast. See on püha vaim ikka veel kohal, ikka veel võitleb, seismas. Südame uksel, mis vaikselt veendunult, et uks on niigi korras. Arvad, et uks on korras. Ei ole. Püha vaim ikkagi tuleb ja võitleb ja seisab südame uksel, et see korda teha.
ja ta ei ole kuskil kaugel. Ja me ei saa endale ennem öelda, et meiega on kõik korras, enne kui me issanda auhiilgusega kohtume. Me püha vaim meiega sees töö ära teeb. Ja kaugus nende kahe reaalsuse vahel on täpne ruum, kus Jumal praegu seisab. Seal on sina, meie vana elu versus uus elu. Kui me tunnistame oma patud, nagu 1 Johannese 9 ütleb, on tema ustav ja õige, annab andeks meile kõik patud ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Seda ei varjata, vaid kui me tunnistame, seda ei nimetata ümber. Ärge paigutage seda kuhugile, mis veidi vastu võetamasse kohta, oma isikliku teoloogia taskutesse. Et siin on selgelt öeldud, tunnistada patt ja siis antakse andeks. Ja seda ei nimetata kunagi ümber, patt jääb alati patuks. See tuleb puhastatakse niimoodi see täielikult. Ja sellest samast suust, mis Jesaja kuulutas rikutuks, sai suu, mille Jumal on määranud kandma ühte kõige laastavamat prohvetlikku ülesannet pühakirjas. See samast katkisest mehest, kes värises templi põraldal, sai kõige raskema sõnaga kõige raskematesse rahvustesse saadetud sõnumitooja. Puhastamine eelnes kasutusele võtule. Puhastamine oli enne eesmärki. Süsi puudutas enne kutsumise tulekut. Lõpeta esinemine, lõpeta pildi haldamine, lõpetage läbirääkimised õelusega kuradiga, mida Kristus on juba hävitanud. Me ei räägi kuradiga läbi, vaid me seisame talle vastu, olles ennem alistunud Jumalale. Too peidetud asi täielikult valguse kätte. Las tuli puudutab su huuli. Lase meeleparandusel minna sügavamale kui emotsioon ja lõika tegelikku juurt, kurja juurt, lõika seda. Las pühadus saab sulle kallimaks kui su oma maine. Siis pärast murdumist, pärast pisaraid, pärast tõelist alistumist, mis maksab sulle midagi, mida oled kaitsnud, kuuled Jesaja samalt troonilt, mida ta esimesena tühistas, Jesaja. Siis ütled, kui oled ära puhastatud, kui Jumala vaim puhastab sind ära ja sa tood kõik oma mustus ülesse, siis Jesaja 6.8 ütleb trooni ees öeldakse, kelle ma saadan, kes meie eest läheb. Ja näeme, et kui on ära puhastatud, siis arvatakse seda juba meie hulka. Seeravitega ühte hulka, Jumala rahvaga ühte, kes meie seast läheb. Las su vastus tõuseb puhastatud südamest ja mitte harjutatud esinemisest. Vaat siis tuleb see sõna, siin ma olen, läkitage mind. Enne roojaste huultega ei arvatud Jesajat nende sekka. Pärast kui ära puhastati kõikidest pattudest, igasugusest maailma saastat, arvati ta nende sekka, ütles, kes meist läheb. Jumal, kelle pühadus purustas Jesaja, on see sama Jumal, kelle alastus on täielikult ta taastas, kelle alastus tänapäeval samamoodi. Süsi on ikka veel põleb, altar on ikka veel püha ja halastus on ikka veel ulatumus meieni. Tule täielikult tagasi, tule kohe tagasi. Et selline mõte Jesajalt, et kui Jumal ütleb, Jumal tahab siukest inimest saada, et kes meie seast läheb, aga ennem, et meie sekka, et nemad arvaksid ja Jeesus arvaksid meie sekka, enne seda peab koda puhastatama kõikidest jamadest. Ja selleks on meil püha vaim, kes toob meile patu tunnetuse, saame väga hästi oma patule nime panna, mitte seda ümber muuta mingiks mõnusaks asjaks, et seega mõni patt, vaid patt on patt, viime risti alla, palume andeks ja ühel hetkel kuuleme häält, kus issand ütleb,
kes meie seast läheb. Ja siis oleme me valmis ütlema, siin ma olen, läkita mind. Et siuksed mõtted. Amen. Kas kellelgi on veel?